Loomulikult tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult. Ja tänane video on pealkirjaga Sisemine kindlus. Mul on väga pikalt olnud selline aeg ja selline periood oma elus, kus ma avastan ennast jälgimas seda, kuidas välismaailm sagib ja möllab. Ja kui ma seda siis jälgin, siis leian mina jõudu vaikuse hetkedest, mis on minu sees. Elu võib vahelduda, elu väljakutsed võivad tulla ja minna, aga enda sees olen ma hoolimata sellest õppinud olema selline vankumatu ja vastupidav. Ma olen õppinud hingama sügavalt sisse ja hingama veelgi sügavamalt või veelgi pikemalt välja, tundes, kuidas murede raskus, kui neid üldse eksisteerib, iga väljahingamisega kergeneb. Need mured, mis võib-olla esialgu võivad tunduda nii teravad või nii pakilised, hakkavad selle hingamise, rahuliku hingamisega vaikselt oma haaret kaotama. Hõljudes minema nagu udu hommikupäikeses. Ja sellistes vaiksetes mõtisklustes avastan ma alati taas oma sisemise kindluse. Sest ma keeldun sellest, mismoodi ma elasin vanasti võib-olla 20-30 aastat tagasi. Täna mind ei defineeri enam mööduvad mured või ajutised tagasilöögid. Selle asemel kujundab mind see, kuidas ma neist olen õppinud kõrgemale tõusma ja kuidas ma otsustan edasi liikuda. See maailm, kus me elame, kui ma näen pigem valguse poolt, siis see niinimetatud nahka paitav valgus meenutab mulle elu lihtsaid rõõme, mis tavaliselt, kui ma minevikus olin sellises kiiremas elutempos, argipäeva kiirustustes, jäid tihti tähelepanuta. Ja täna mul on seda aega, ma olen õppinud võtma endale selle aega, kus ma saan tunda tänulikkust, sest see on nagu rahustav palsam vaimule. Ja niimoodi selles vaikuse hetkedes enda sees istudes ma saan võtta omaks selle tarkuse, mis kaasneb kõikvõimalike kogemustega. Olgu see siis algselt negatiivseks või positiivseks hinnatud minu poolt. Ma olen varemgi tormidele vastu pidanud ja alati sealt tugevamana välja tulnud. Ja igasugune torm, igasugune probleem, ma olen õppinud seda nägema, et ka see möödub. Ja mis see maha jätab, on õppetunnid ja sisemine kasvamine. Ma olen õppinud lahti laskma sellest, mida ma ei saa kontrollida. See pole üldse lihtne olnud, sest ma olen oma olemuselt olnud selline kontrollivajadusega, aga ma olen nagu väga palju pannud oma aega ja energiat sellele, et sellest võimalikult vabaneda. Peaaegu, aga mitte täielikult. Ehk siis ma olen õppinud lahti laskma sellest, mida ma ei saa kontrollida ja keskenduma sellele, mis on tõeliselt oluline ja sellele, mis ma tõeliselt tahan oma ellu. Ja lahti laskma sellest, mida ma ei taha oma ellu ja õppinud mitte sellele keskenduma. Sest selles lahti laskmises me leiame oma vabaduse. Ja aktsepteerimises leiame me rahu. Ja tõeline on nii-öelda vabadus ja rahu tuleb võimes andestada. Ma pean ilmselt tegema andestamisest eraldi video veel. Me oleme rääkinud sellest, aga üha enam
ma näen, kuidas see on asi, mis vajab lahtirääkimist. Ja niimoodi pidevalt muutudes, pidevalt laienedes, oma teadvust laiendades, ma nii-öelda ei kanna enam kaasas sellist murekoormat, vaid üha enam ma näen, kuidas pigem mu elu on selline lootusrikas, enesekindel, tugevam. Ja ma olen avastanud, et elu võib mind proovile panna, aga ta ei saa mind alistada, sest ma olen valmis vastu astuma kõigele, mis tuleb nii-öelda sellise armastuse ja otsusekindlusega. Ja üks tähtsamaid asju, mis ma olen õppinud enda kohta näiteks, on see, et ma olen õppinud lahti laskma nendest lugudest, mis on minevikus defineerinud mind ja pannud mind sellisesse negatiivsesse seisundisse kogu aeg, negatiivsesse meeleseisundisse. Ja ma saan alati luua endale uusi lugusid. Küsimus on selles, kas ma loon need nii-öelda valguse poole pealt või sellise masenduse poole pealt. Nii et vot selline heietus tuli täna ja soovin sulle ilusat päeva.